Hei, mõtlesin jälle natukene ja ühesõnaga mõtlesin selle üle, et kuidas inimestele meeldib öelda suhteliselt paljudele, et kui sa hakkad enesearenguga tegelema ja mingi, ma ei tea, näed asju rohkem, siis sõna otseses mõttes, et siis sul elu läheb nii palju raskemaks, et miks ma peaksin enda elu nii raskeks tegema. Ja seda on konkreetselt mulle öeldud, kuna minule meeldib siis meeletult analüüsida asju, ja lahata ja arutleda, mõelda. Ja jah, loomulikult on lihtsam, kui sa ei näe asju sügavamalt. Loomulikult on lihtsam, kui sa ei mõtle asjade peale nii laialt. Loomulikult on lihtsam, kui sa ei analüüsi kõike kogu aeg. Loomulikult on lihtsam. Ja mõtlesin seda ka, et aga mõtle, kui palju sa tegelikult siis valid mitte vastutust võtta ju. Sest et kui sa ei mõtle asju laiemalt, kui sa valid, reaalselt valid teadlikult siis, kuidagi nagu jälgidagi maailma ja vaadata maailma ja suhtuda maailmasse ainult oma sellest kitsast perspektiivist, ütleme nii siis. Sa ei ole kunagi midagi rohkem analüüsinud, sa ei ole kunagi mitte midagi millegi kohta rohkem sügavamalt uurinud. Su teadmised ongi ainult need, mis nad praegult on, ja sa ei tahagi rohkem teada saada. Mis on absoluutselt okei, selles mõttes, et ärge saage valesti aru, on ju. Küll aga sa valid mitte vastutada, mitte vastutust võtta ju. Nagu näiteks kõik see, mismoodi me oma lastega räägime. Kui sa ei vali asjadest rohkem aru saada, neid rohkem sügavamalt tundma õppida. Ja neid asju, nende all ma mõtlen sind ennast. Ja siis sa annadki oma lastele igasuguste küsimuste peale ka hästi lihtsaid vastuseid, mis tegelikult lapse mõistuse jaoks ei ole vastus. Ma ei tea, ei ole vastus. Ma ei viitsi tegeleda, ei ole vastus. Miks sa küsid nii lolle küsimusi? Ei ole vastus. Kust mina teadma peaks? Ei ole vastus. See kõik, mismoodi, ongi väga lihtne on aru saada, kus maal sina endaga oled. Selle järgi, mismoodi sa vastad oma lapse küsimustele. Suurepärane viis aru saada, kui kaugel sa endaga oled, kus maal sa enda arenguga oled, kui palju sa oled viitsinud vaeva näha, tulla välja sellest pisikesest kitsast maailmast, õppida iseennast natukene rohkem tundma, saada aru, miks sa selline oled, mis pani sind selline olema. Tigu on puu otsas, ma teen sellest pärast pilti. Päris hea. Ja see, mismoodi sa vastad küsimusele, kui seda küsib inimene, väike inimene, kes alles õpib maailma tundma ja kõikide tema teadmiste arenemises ta sõltub sinust. Tema teadmiste pagas, millega tema läheb, ma ei tea, kooli, lasteaeda, kuhu iganes, see sõltub sinust. Saad aru?
sa lihtsalt loobud võtmast vastutust oma sõnade eest, oma tegude eest, oma olemuse eest, tagajärgede eest, mida sa tekitad oma sõnade ja lausetega, kui sa valid mitte arendada iseennast sisemiselt edasi. Ulme, ma tean. Ja ma praegult hakkasingi mõtlema selle peale, et kõik see tegelikult, see ei ole see, et sa teed oma elu raskemaks. Tegelikult ei ole üldse see. Jah, sa analüüsid asju rohkem, jah, sa mõtled rohkem läbi, enne kui sa midagi ütled. Sa analüüsid asju rohkem läbi, enne kui sa midagi ütled. Ehk siis, sa võtad vastutuse oma sõnade eest. Sa võtad vastutuse oma välja öeldud mõtete eest. Sa tead, mida sa ütled. Sinu sõnadel on seljatagune nii öelda. Sest sa ei ole neid lahminud. Sa tead väga täpselt, mida sa ütled. Ja ma tean, sa võid praegu hakata ka vaidlema, et ma tean niikuinii, mida mina ütlen ja seisan niikuinii oma sõnade taga ja nii on ju. Aga sa annad ainult ühe kitsa ringi vastuse ju tegelikult. Kui suur on maailm? Kui siin võtta isegi puudes, sa ei saa ju rääkida lihtsalt leht. Lihtsalt puuleht. Palju arenenum siis on öelda, see on tammepuuleht. Ja siis näitad ära, see on tamm. Saad aru? Ja nii lihtne ongi. See ei ole enda elu raskemaks tegemine, nagu mulle nii palju öeldud on. See ei ole absoluutselt see, et miks sa pead enda elu nii raskeks tegema ja hakkama nagu, ma üldse ei taha vaata, mismoodi sa mõtled kogu aeg ja analüüsid. Nagu päriselt või? Aga selle peale ei tule, et kui palju laiem on minu perspektiiv. Kui palju rohkem ma näen ja sellepärast mul ongi rohkem analüüsida. Ega ma ei analüüsi ju lihtsalt niisama. See ei ole ainult minu arvamus, nagu mulle ka viimasel ajal ülipalju öeldud on. Hakka midagi rääkima aina, siis see on ainult sinu arvamus. No kurat tegelikult ei ole. Sellised vastused, sellised suhtumised, sellised nagu väljaütlemised ja arvamused, need näitavad, kui kitsalt sina tegelikult maailma näed ju. Ja endiselt ma ütlen, kõige lihtsam, kui sa oled ise nii ennast täis ja arvad, et sa tead jõle palju. Hoolimata sellest, et sul pole halli aimu ka, miks sa enda töökoha valikul tegid just sellise otsuse, kes seda tegelikult mõjutas, kust see otsus tegelikult alguse sai, miks sa oled endaga täna just siin, kus sa oled, mis pani selle nagu need dominoklotsid just niipidi kukkuma, on ju, et sa täna siin oled. Kui sa neid asju ei tea, siis mis teadmistest me räägime? Mis perspektiivist me räägime? Mis intelligentsusest me räägime? Kõik need inimesed, kes tegelevad enesearenguga, saad aru, see sõna on, jah, ma saan aru, nii ära leierdatud, et eneseareng on ju, issand jumal küll, mis me teeme, ainult istume, teeme voodoo'd. Point ongi selles, et kui minu lapsed küsivad midagi, mul on neile vastus. Mitu vastust. Ma saan arutleda nendega. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et see ei ole tegelikult ju enda elu raskemaks tegemine. See on just vastupidi lihtsamaks tegemine, sest kui raske on elada seda elu, kui keegi küsib su käest, su oma laps, küsib su käest mingi küsimuse ja siis sa valid lolliks jääda. Sinu laps, kes vaatab sulle alt üles, kes usaldab sind, kes loodab sinu peale, kes võtab sind kui õpetajat, eks ole. Ja siis sa jääd talle lihtsalt vastused võlgu. Sa ei tea. Ja mis kõige ägedam? Sa isegi mitte viitsi teada saada. Oleks siis see, et okei, ma praegult ei tea, aga uurime järgi.
Noh, ma ei ole ka kõndiv leksikon selles mõttes, et ma ei tea ka absoluutselt kõike. Aga kui mu lapsed on midagi küsinud mu käest ja ma tõepoolest ei tea, siis ma olen öelnud alati, et aga vaatame. Endiselt mulle meeldib siia visata nüüd viimasel ajal seda, et meil on internet käes, sul on telefon niikuinii kogu aeg taskus või käes, pigem käes. Kui su laps küsib su käest mingi küsimuse, mille vastust sa ei tea, jube raske on seda guugeldada ja otsida mingisuguseid vastuseid. Sa ei taha, et sul laps arvaks sinust halvasti, eks ole? Me peaksime olema oma lastele need iidolid, et nad ei läheks küsima nõu, tarkust, õpetust kellegi teise käest, saad aru? Et nad usaldaksid, et vanem teab. Ja kui vanem ei tea, siis ta leiab vastuse. Nii et ei. Meie, kes me tegeleme enesearenguga, me ei tee enda elu raskemaks, mitte mingi moega. Vastupidi. Palju lihtsamaks. Laiemaks. Perspektiivikamaks. Ja võimaluste rohkemaks. Meil on vastused. Vot. Ja seda ma tahtsingi öelda. Natukene mõtteainet siis. Väga vinge. Vot, aga okei. Tšau!